Nii. Kuidas see asi siin käiski? Tšau. Tere! Tšau! Ma nüüd siin jälle veitsa häkin, sest et ma ei mäleta täpselt kõike, mis ma... Ma saan nii kaua vaadata, milline ma välja näen. See on vist juba laivis. Ja, 3 inimest vaatavad, jah. Tere! Väga äge, aga ma nüüd natukene, ma jagan seda kuradi värki ka veel kuhugile. Aha, nii. Tere! Väga äge, aga ma nüüd natukene, ma jagan seda kuradi värki ka veel kuhugile. Natukene veel mähin. Nii. Tuus. Nüüd vist olemegi siin nüüd vist paigas. Vaatame kiiresti Facebooki. Jep, Kasvame koos lehe peal on üleval. Grupis on üleval. Tuus. Vaatame vist juba laivis. Nii. Okei, ja nüüd panen siia see comments. Vaata, kus oligi? Private chat. Ei. Siia, jah? Tuus, tere! Tere, Kasvame koos grupp, lehekülg. Et kes vaatab, öelge kohe, et show, kirjutage kommentaariumisse, et siis ma näen ka, nagu öelge, kas heli on korras, kas pilt on korras, et me saaksime teada. Ma näen, sest muidu ma ju täpselt ei tea, mul siin Facebookis näitab, et vist on kõik hästi. Aga näed, 9 inimest vaatavad. Olge kenad, öelge, kust kohast te vaatate. Kui te vaatate seda laivis, siis kirjutagigi näiteks L live ja oma nimi või kust linnast või ma ei tea, maakohast või külast te vaatate. Ja kui te vaatate seda kordusena, siis kirjutage näiteks K. Ja täna siis jälle külas Marita Pitk. Tere, Marita! Tšau! Võtab harjumiseks aega selle laivi sellise vestluse tegemine. Aga anyways, eelmine nädal siis rääkisime, millest me rääkisime? Sa tegid mulle Kaapo ülekuulamist. Tegin sulle Kaapo ülekuulamist, jah? Jah. Aga sa selles lõpus loosisid välja koolituse, mille nii-öelda siis võitjad valid välja 1. märts ja sellega seoses tekkis kusjuures inimestel küsimusi, mis on minu arust väga hea, et neid küsimusi tekkis. Ja vastaks kõigepealt küsimusele, mis on siis Mele Meiker. Hästi tore naisterahvas. Käisin temaga kunagi Kalmetu koolis mingisuguse aja koos ja ma olin tast paar aastat eespool, ma olin seal vist mingi 4.-5. klassis ja siis tema mäletas mind niimoodi, rääkis mulle ükskord siukse loo, seda oli nii armas kuulata. Mina ise ei mäletanud seda, aga siis, kui ta selle mulle ette rääkis, siis mul tuli meelde, et oli jah, et kunagi seal garderoobi ees oli hästi palju nagu siukseid, ütleme, et 8.-9. klassi poisse ja vana aja jutustavad selle, siis tema väike Mele tahtis sealt mööda minna, et vetsu minna. Aga nagu keegi ei pannud teda tähele ja siis mina 4.-5. klassi poiss siis lärmasin neile, et kuule, näete, et väike tüdruk tahab mööda minna, et mis te laiutate siin. Et päris äge.
Anyways, temalt siis tuli selline küsimus. Kust läheb piir laiskuse, oma programmides kinni olemise ja enesehoolitsuse vahel? Et näiteks, kui ma võtan aega iseendale ja näiliselt ei tee midagi, lihtsalt olen, kuigi oleks väga palju asju, millega tegeleda, kuid ma siiski ei tee absoluutselt midagi. Ma võin ju endale öelda, et see on enesearmastus ja et mul on vaja puhata, kuid mis siis, kui see on hoopis mingisugune paradigma, hirm edasi liikuda, mis iganes varjatud vabandus kuskil peidus, et ma ometi ei muutuks. Selline teema näiteks huvitab mind. Et siin on tegelikult päris palju nagu küsimusi, et alustame sellest esimest, et kus kohast läheb siis piir laiskuse ja oma programmides kinni olemise ja enesehoolitsuse vahel. Et näiteks vastaks sellele. Et sa nüüd eeldad, et mina vastan kõikidel küsimustel. No alustame näiteks sinust. Vasta näiteks sa. Lahe, me saime juba südame ja heli ilusti toimib. Aitäh sulle, Armin. Tere, Kertu. Aitäh. No ma arvan, et see kommentaar, küsimus, see mõtisklus, kuidas iganes seda nagu nimetada, et seal on hästi palju mõtteid, millele saab vastata niimoodi suures pildis. Vähemalt mina arvan, see on puhtalt minu nagu selline arvamus või mõtisklus sellele lisaks ja samas saab igale lausele nagu omamoodi jälle vastata nagu sügavuti. Et üks... Ma tohin korra segan, et kas sul käib praegu Facebook või sa oled siin StreamYardis, vaatad seda? Mina panin Facebooki kinni. Okei. Mõtlen, kuskilt tuleb see vaheheli, ma kuulen. Ja, aga ma arvan, et see tuleb siis sul. Sest minul on ainult meie stream lahti. Okei, aga lasta siis olla. Jätkame. Sorry, et ma vahele segasin. Ei ole hullu. Et jah, et seal on nagu hästi palju mõtteid, mida saab eraldi nagu mõtiskleda ja analüüsida ja samas on ka minu meelest selline väga suur tervikküsimus selle nagu mõtte juures, et hästi palju loomulikult oleneb sellest, et mis see eesmärk siis on. Suur küsimus, et mida siis inimene tahab, et mis see tulemus on, et kui tahab puhata, siis on kõik väga hästi. Kui ei taha puhata, et tahaks nagu, et mingi action kuskil toimuks ja see ei toimu, siis on küsimus, et miks ei toimu, et võib-olla see pole südamekutse, sellepärast asi ei liigu. Niimoodi suures pildis ma tahaks sellele vastata nõnda, et kõik, mis on inimesega kooskõlas, mis toidab tema soove ja unistusi, need toimivad ja liiguvad niikuinii. Kui need ei toimi, siis tuleks hakata vaatama, et mis on nagu valesti. Kas see on üldse nagu südamekutse või mis see liikumine on või kuhu siis tahetakse liikuda, et mis on see, mis siis tegelikult nagu puudu on? Et jah, et see võibki olla nagu, et nagu eesmärk oleks nagu teada, et kuhu see liikumine on, aga siis aju hakkab vaata mässama vastu, et kui nüüd oledki nii-öelda astud järjest mugavustsoonist välja, siis see mõistuslik pool hakkab nagu leidma erinevaid selliseid nii-öelda ei, tegelikult ma ikka armastan ennast, et ma nüüd hoopis nagu olen siin, kuigi sellel olemisel on väga suur nagu vajadus ja see on lausa hea lihtsalt passida. Mina vahepeal lihtsalt ei tee mitte midagi. Võtan terve päeva, ei vaata sotsiaalmeediat, olen lihtsalt vaikuses, aga ma lähen järgmine päev uuesti ikkagi sadulasse. Ja see on niisugune, kui inimene ennast väga ei mõista, ka sellist selle mõistuse ja aju töö poolt, siis võivadki tekkida sellised küsimused ja raske nii-öelda sellest mugavustsoonist välja tulla. Jah, aga enne, et sa saaksid mugavustsoonist välja minna, on sul vaja ikkagi leida see tee, mida sa päriselt oma hinges kõndida tahad. Kui seda ei ole, siis ükski tee ei hakka köitma, mitte ükski action ei hakka tulema, mitte mingisugune etapp või saavutus ei paku rahuldust, et see peab olema nagu päris sinu tee, millesse sa oled armunud, kuhu sa oled joobunud, mida sa päriselt tahad, siis saab esitada neid järgmisi küsimusi. Et
ma arvan, et kõigepealt tuleb enda jaoks nagu lahti liigitada seda, et me oleme võimelised kõik tegema teatud perioodil mingisuguseid asju ja tegema neid väga hästi, aga pikas perspektiivis nad üldiselt ikkagi ei kesta. Kestab see, kus süda nagu tuksub täielikult, et see ongi sinu tee. Siis ei ole ka see mugavustsoonist väljatulek ei ole raske. Ta on ebamugav, aga ta ei pruugi olla raske. Et väikesed sammud iga päev aga sa ikkagi oled valmis mingit samme tegema. Kui see ei ole päris sinu kutsumus, siis ma arvan, et jäävad kõik asjad väga headeks mõteteks. Ja seal on päris hea selline, et ütleme, et eesmärk on teada. No mina isiklikult tean Melet, et ma olen temaga päris tükk aega nagu nii-öelda koostööd teinud. Mina räägingi üldisemalt, jah. Ja mingis mõttes coachin, et ma tean, et tal on nagu eesmärk on tal olemas. Ta teab, kuhu minna, ta teab, mida ta tahab. Aga tihtipeale ikka elu viskab nii-öelda neid mingisuguseid rattaid kodarasse. Ja seal ongi tihtipeale, et võib nagu, et see rada, kuhu minna, see on hea ja see on teada ja see on nagu hingesoor. Temal isiklikult on see lapsest saadik olnud. Ma mõtlengi siin nagu, et meil kõigil peab olema see mingi chief aim või see ülim eesmärk, kuhu minna. Ja meil ei ole õrna aimugi, kuidas sinna jõuda. Aga me lihtsalt hakkame minema. Teeme mingisuguse plaani, kes teeb selle 5-aastaku plaani, et siis mingisugused nagu tuumtulemused kuidagi tuua lähemale, et me jõuaksime sinna ja siis nendest tuumtulemustest hakata mingid kildtulemusi, et nagu meil on, tekitame endale mingisuguse raamistiku, et kuidas sinna tulemuseni jõuda. Ja mina ise arvan, et siin on kõige parem minna alati siis, kui sul on juhendaja ka. Vähemalt mina ise oma peal küll täiesti viibu, mul on alati nagu juhendaja. No enesearengu mõistes on alati, kui on olemas keegi niinimetatud mentor. Et öeldakse ka, et see mentor võib olla absoluutselt kes, eks ju. Et see võib ka olla lihtsalt mingi lemmikkirjanik, kes võib-olla täna enam füüsiliselt ei ela, eks ju. Et alati peab olema keegi mentor, kellele nagu järgida. Samas väga hea, kui on see mentor selles mõttes lähedal, et vahest mingid asju arutada. Mitu pead on ikka mitu pead. Aga noh, mina nüüd küsijat ise isiklikult ei tunne, eks ole, et mina räägin sellisest oma arvamusest ja puhtalt ka oma kogemusest, et kui mina ise 2 aastat tagasi hakkasin endale küsima, et mul on väga plaani inimene, et mul on eluaeg olnud plaanid ja ma tean täpselt, kuhu ma liigun ja nii edasi tagasi. Aga enesearengu puhul umbes aasta tagasi ma sain aru, et plaan liikuda ja minu isiklik kasv, et need on tegelikult 2 täiesti eri asja. Et mina esitasin endale sellise vahva küsimuse, olles 16 aastat ikkagi koolitussektoris ja teades, et see on minu sektor, see on minu kirg. Ma esitasin endale sellise huvitava küsimuse, et Marita, kelleks sa saada tahad? Kelleks sa saada tahad? Jah, kelleks ma saada tahan. Aga kelleks sa saada tahad? Seda nagu ühesõnaliselt on nagu hästi raske nagu nimetada, et siis ma tahan koolitajaks saada, eks ju, aga sinna juurde hakkab tulema hästi palju asju, et mingi aeg ongi see, et sul on laual hästi palju valikuid ja sa tead, et sa oled tegelikult võimeline kõike seda tegema. Aga kelleks sa siis nagu tegelikult saada tahad? Et kui eneseareng on nagu jätkusuutlik kasv, siis see on minu meelest väga hea küsimus, nagu lapse käestki küsitakse, et kelleks sa saada tahad, sest ta on kasvav laps. Ma tahan saada, ma ei tea, autojuhiks, eks ole. Et mina tean, et mina olen koolitaja, aga kelleks ma tegelikult saada tahan, et milliseks koolitajaks ma tegelikult saada tahan. Mis on see paljudest koolitajate teedest või suundades see, kes mina olla tahan. Et see on nagu minna hästi sügavuti, sest koolitusliike, võimalusid, koolitustehnikaid, kõiki on hästi palju erinevaid. Või kas või see, et milline minu kui koolitaja maine lõpuks või selline enda jaoks maine, mitte nüüd turunduslikus mõistes, vaid minu mõistes maine. Et
et kelleks ma saada tahan. Et kui lõpuks peale pikka arutelu ma sain teada selle Marita, kelleks ma saada tahan, siis loksusid kõik muud asjad ka paika. Kõik ajatempod, kõik, mida ma teen, mida ma ei tee. Ma lugesin eile läbi ühe mitte väga paksu raamatu, aga sihuke mõistliku raamatu ja see oli hästi põnev raamat. Ma võtsin suvaliselt selle raamatu riiulist. Pealkirjaks oli Egoistide piibel. Ma ei tea, kas keegi on seda lugenud. Mina ei ole. Ja täiesti soovitan, kõlab väga provokatiivselt, kuid tegelikult väga nagu selline põhisõnum on see, et sa pead tunnistama endale, et kõik otsused, kõik sammud, mida sa teed sa ainult iseendale ja õpetab olema egoist, et oma unistuste poole nagu liikuda. Et selles mõttes on nagu lihtne, et meie ümber on inimesed, meil on vanad mustrid ümber, need kõik hakkavad mõjutama meid sellelt rajalt eemale, mis me oleme valinud. Me peame olema piisavalt egoistid, et minna seda teed, mida me nagu armastame või mida me tahame. Siit jõuamegi sinna, tal see küsimus läks, et ma võin ju endale öelda, et see on enesearmastus ja et mul on vaja puhata, kuid mis siis, kui see on hoopis mingisugune paradigma, hirm edasi liikuda, mis iganes varjatud, vabandus kuskil peidus, et ma ometi ei muutuks. See paradigma ongi tegelikult see, mis meid kõiki kinni hoiab. Need lapsepõlve mustrid, uskumused, veendumused, arvamused, mis on tulnud sealt vahetust keskkonnast ja nii palju, kui minu enda elukogemus ütleb ja ka siis tänapäevased suhtlused erinevate inimestega, siis päris paljud isegi ei tea, mis see paradigma tähendab. Et see ongi selline alateadlik mustrite kogum, harjumuste, veendumuste, uskumuste kogum, mis hoiab meid kinni. Kui sa seletad selle ära, siis inimene ei saa aru, et kuidas mind miski nagu kinni hoiab, et see on kuskil seal sügaval alateadvuses ja ma ei teadvusta endale seda. See ongi, sealt hakkab tegelikult päris selline suur enesearenduslik kasv pihta ka hoopis teistsugusel astmel, et üldse aru saada, et räägitakse, et 90% tegelikult toimimegi alateadvusest ja me isegi ei tea. Hommikul ärksime sama jalaga üles, lähme täpselt samamoodi vetsu, peseme täpselt sama käega hambaid, täpselt sama kohvi, täpselt sama söök, teeme täpselt samamoodi ja me isegi ei teadvusta endale, et me teeme täpselt samamoodi. Ja siis, kui hakkad nagu sellistest asjadest aru saama või nagu lubad endale sellist infot ligi, siis saad sa teadlikuks, et alateadlikud programmid on need. Ja kui sa saad nagu sellest teadlikuks, et iga päev see sinu rutiin, mida sa nagu läbid, on täiesti alateadlik, automatiseerid, olemegi nagu robotid, nagu zombid, mida tänapäeval hästi kasutatakse, siis sealt tekib nagu selline uus teadlikkus esile. Et kuule jah, tõepoolest. Ja nüüd, kui ma hakkan teise käega hambaid pesema, on vaata jumala veider on. Imelik on tulla teise jalaga voodist välja, et reaalselt ise oma päeva teadlikult muuta täiesti teistsuguseks nii-öelda. See lause, et kui sa tahad midagi enda elus muuta, siis muuda midagi enda elus. Ja see ongi see koht, et kui me hakkame ennast muuta, me saame selle eesmärgi teada ja hakkame sinna minema, siis tulevadki need takistused, sest see alateadlik programm lihtsalt tõmbab meile selle käsipiduri nagu peale. Et me nagu kaotame selle teadlikkuse, me oleme hüpnoosi seisundis tegelikult 24/7 ja me isegi ei tea seda. Ütleme, et meie oleme ju arendanud ennast siin mingil maal, oleme lugenud neid asju, mõistame mingi alateadvuse, sellega on juures üks väga hea raamat. Ma pidevalt kusjuures soovitan ka seda, et teie alateadvuse jõud, Dr. Joseph Murphy, no see vend ikka teab. See on üks väga-väga hea raamat. Kui seda raamatut 2-3 korda läbi lugeda, siis hakkab päris suur teadlikkus nagu esile tõstma nendest paradoksaalsetest mustritest ja harjumustest. Et ma nüüd kukkusin seletama siin. Tere, Merilin! Tšau, Merilin, jah.
tere Hele Laak, tere Kertu Lepiste, tere Armin. Tšau, väga meeldiv. Visake neid like ja südamekesi täiega ja küsige julgelt mingeid küsimusi. Lisaks, kui teil tuleb selle vestluse käigus mingisuguseid mõtteid ja ideid, et julgelt kirjutage, et aitate tegelikult meil kaasa selle live värgi üles võtmisel. No selle teema juurde nagu tagasi tulles on see, et kui mina alustasin 2 aastat tagasi sellist hästi teadlikku enesearengu plaani, kuna mul on hästi palju plaane oma elus teinud, siis ma mõtlesin, et no mis see on, et kuu aega madistan, eks ole, ja saan oma plaani paika ja ütleme niimoodi, et see võttis tegelikult kuskil 1,5 aastat aega minu jaoks, kui ma lõpuks hakkasin tundma, et ma hakkan kuhugi jõudma, et ma hakkan jõudma selle päris koolitaja Marita juurde, et kelleks ta siis tegelikult saada tahab. Et see on tegelikult pikk protsess ja need tagasilöögid on normaalsed, sest tõesti need mustrid on hästi suured, mis meil on. Aga mis mina saan nagu enda seisukohast öelda, on see, et mina võtsin teadlikult hästi palju nagu aja maha. Mitte nüüd selles mõttes, et ma nagu päris voodis lamasin ja vaatasin lakke ja mõtlesin, et kuidas oma eluga edasi minna, vaid ma hakkasin esitama igasuguse mõttega, mis mul tekkis endale hästi palju täpsustavaid küsimusi. Et sellist coachimistehnikat, sellist self-coachingut. Jah, self-coachingut, et okei, et Marita nüüd otsustas ära, et ta tahab seda, siis ma hakkasin küsima, et aga Marita, miks sa päriselt seda tahad? Miks see on sinu jaoks oluline? Siis hakkasid tekkima uued vastused ja siis ma hakkasin uuesti küsima, et aga miks, Marita, aga miks nii? Miks just nii? Kus see mõte sul nüüd järsku tuli, eks ole? Miks see mõte on sinu jaoks oluline? Ja vaat see protsess võttis hästi palju aega, ehk siis istusingi kohvi või teetass oma lõkkekolde juures ja lugesin, mõtisklesin, arutlesin iseendaga, et selles mõttes see aja maha võtmine on minu meelest hästi oluline. Minna enda sisse hästi sügavuti ja leida mingisugused nagu vastused. Kui see aja maha võtmine annab sulle mingisugused vastused, siis ma arvan, et igasugune aja maha võtmine on väga õige. Kui sa peale aja maha võtmist mõtled, et see oli täiesti mõttetu aeg, et sa oleks pidanud midagi muud tegema, et sa kaotasid midagi endas, siis see ei olnud hea aeg. Aga kui sa lood selle aja maha võtmisega enda jaoks uusi väärtusi, uusi õppimiskohti, uusi põnevaid mõtteid, siis see on väga hästi investeeritud aeg. Et me saame ainult pärast hinnata, mis tunne meil on. Et emotsioonid on hästi toredad asjad. Need ütlevad meile alati. Me peame oskama neid ainult kuulata. Kui on hea tunne, siis see oli hea otsus. Kui ei ole hea tunne, siis ei olnud hea otsus. Ja, aga seda intelligentsuseni jõudmiseks läheb kõike päris palju aega. Et enamus inimesed lihtsalt reageerivad, vaata. Ütles mulle niimoodi ja ma nüüd tunnen nii ja naa ja selle asemel, et rahulikult lastagi selle tundel endast läbi minna ja siis hakati küsimusi küsima. Miks see mind üldse häirib? Miks mind häirib, kui keegi ütleb mulle midagi sitasti? See on tema arvamus. Mina ju tean, kes ma olen. Tema võib mulle öelda, et ma olen mingi jobukoll, aga mina ise tean, et ma ei ole siis. Miks mind häirib? Et jälle, siis me jõuame tagasi sinna paradigma juurde. Mingisugune mustrik ja mingisugune kogemus kunagi elust jättis nii tugeva emotsionaalselt jälje meie kuhugi kehasse, et see automaatselt alateadlikult tekitab üles nagu mingi sellise reaktsiooni. Ja alles siis me saame teadlikuks, kui me oleme mingisuguse suure vihapurska ära teinud, kellelgi näo täis sõimanud ja siis nagu, et vast reageerisid üle. Jep, seda tegid. No emotsioonid, tugevad äärmuslikud emotsioonid, olgu see siis ka positiivne äärmuslik emotsioon, mitte ainult negatiivne. Et mingi emotsioon, mis tuleb hästi-hästi tugevalt, siis tekivad alati siis, kui inimene võtab asja isiklikult.
ja üldiselt ongi siis, kas on mingi kognitiivne kogemus selle kohta, ehk siis mingi muster, eks ole, või nüüd läks mõte, jooksis minema. Tšau, Rainer. Väga õige koht tšau teha. Ja, eks vahepeal kaobki mõte ära. Tuli juba tagasi. Või siis on selline teadmatus. Ehk siis, arvatavasti on ta ikkagi muster, aga teadmatus, miks mind see häirib. Ehk siis 2 võimalust, kas tegeleda selle emotsiooniga, selle mustriga või selle eheda tundega, et vahest on ka uus situatsioon ja tekib ka mingi emotsioon. Aga tugev emotsioon tekib ainult meie mandelkehas tugevalt siis, kui me võtame isiklikult. Midagi see meie sees puudutas. Siin on natukene ka sellist inimtüüpide psühholoogiat sees, et teatud inimesed lähevad teatud teemade peale rohkem, kiiremini, aktiivsemaks ja teised mitte, aga alati see tuleb inimtüüpidest, sellisest põhiolemusest, põhiväärtustest, et 4 erineval inimtüübil on selline tuntav suund, mis on nende nagu eluväärtustele põhiväärtuste selline alustala, et mis on nende jaoks nagu hästi olulised, miks nad nagu funktsioneerivad ja mingisuguseid otsuseid teevad. Et see, mina näiteks oma vastandi inimesega, ma ei ärritu kunagi selliste asjade peale nagu tema. ja jälle on vastupidi. Loomulikult hästi palju oleneb ka sellest, millised on elukogemused, et see võib seda mustrit nagu hajutada. Ehk siis, kui ma räägin, et kui toas oleks 10 ühte tüüpi inimest, siis tegelikult on nad ikkagi erinevad, sest sealt tulevad kõik see lapsepõlve muster ja kogemused ja väärtused, kuidas nad on kasvanud ja muud elukogemused, töö ja nii edasi. Aga selline põhifunktsioon, nagu miks nad oma otsuseid teevad, on teatud inimtüüpidele hästi sarnased ja 4 erineval inimtüübil siis erinevad. Aga jah, mina tegelen oma emotsioonidega tihtipeale selle, et ma kõigepealt surun nagu emotsiooni rahulikuks, tõmban ta redelist allapoole. Nii, et mul tekiks mõtlemisvõime, sest teatud emotsioonid ei lase mõelda, tekib ainult emotsioon. Ja siis, kui tekib mõtlemisvõime, siis tuleb tarkade klubi, kus Marita hakkab ise endale tähtsaid küsimusi küsima. Aga jah, seda peab nagu harjutama. Ja ükski inimene, emotsioonid on tegelikult väga vajalikud asjad. Me funktsioneerime tänu emotsioonidele, muidu ma oleks ammu välja surnud. Et ei ole mõtet mõelda, et oi, et tahaks emotsioonid välja lülitada. Siis on kõik, siis meid ei olegi. Aga oskus... Üldse nagu niisugune vägivaldne mahasurumine, et mina olin kunagi täiega niisugune, kes surus kõik maha. Et ma olen mees, mehed ei nuta, ei tohi nõrkust. Et mõtlesin, et see on nõrkus, et neid ei tohi nagu välja näidata. Siis kogu aeg ma olen nii hästi harjutanud, et mul on siia kohe korts tulnud mingisugune kurja Maiko Moll. Tänaval käin ringi, siis eriti ei saa midagi öelda. Kuigi mu sisetunne on hea vaata, aga see alateadlik mask on nii tugev. Kuigi ma tänapäeval olen rohkem avatud ja pigem nagu hästi autentne ja isegi julgen olla haavatav. Rääkida asjadest, millest teised inimesed ei julge rääkida ja ei taha rääkida. Sest et see on nõrkus. See on muidugi bullshit. Ja emotsioonid on väga vajalikud. Ma lähen täna oma raamatu juurde tagasi, et seal on ka üks koht, et kui sa tahad teha vastase kahjutuks, siis näita oma nõrku, siis sa võtad tal trumbid käest ära. Nii et see ei ole alati halb. Ei olegi, jah. Et see ei ole alati halb. Ma vead välja, nii-öelda adresseerid elevanti ruumis, siis võtadki, jah, kustutad selle süütiku ära granaadi taga põhimõtteliselt. Ja. Et ei ole millegiga provotseerida, ei ole millegiga enam manipuleerida, et laod ise kuldkandikul oma vea ette ja ütled, nii on, eks ju.
et noh, see on jälle see on provokatiivsete mängude reeglid, et seal on ka erinevaid selliseid tehnikaid, kuidas siis provokatiivset mängu võita. Et kui sa neid tehnikaid tead, aga jah, ma räägin, et üle pika aja oli selline mõnus tummine raamat minu käes, nii et kes tunneb, et ta on egoist, siis lugege, et seal liigitab hästi karmilt nagu inimesi kolmeks, et ta ütleb, noh, egoist on selle kirjutanud, ega seal pehmeid lauseid ei tule, et seal ongi, et esimene on karilolle, siis järgmised on kavalad, need, kes siis lollidega manipuleerivad, eks ole. Ja kolmas liik, keda on siis hästi vähe, on need targad egoistid, kes siis teevad seda, mida nemad tahavad, sest nende tõde on alati õige, sest see ongi nende tõde. See oli hästi mõnus nagu lugeda, et see ongi nende tõde ja see ongi tõde, sest see on nende tõde, mitte kellegi teise tõde. Ja, aga see nende tõde ei pruugi olla üleüldine tõde. See on lihtsalt nende... Ei pruugigi. Et seal egoistide raamatus tõde räägitaksegi. Ja tänane tõde ei pruugi olla homme tõde. Et see on ka selline hästi põnev lugemine, et kellel aega siis ei ole väga palju lehekülgi, selline umbes 120 lehekülge, et mõnus lugeda, mõtiskleda, et võib-olla keegi leiab ühe päeva snäkk. Jah, ühe päeva snäkked. Ma näksisin selle eile ära, et päris hea oli. Väga äge. Kas kellegi küsimusi on? Kirjutage küsimusi julgelt. Saaks vastata. Aga mis me siis sellest kokku saime? Iseenda tagasi hoidmine. Üks asi on kindel, et me hoiame ennast kogu aeg tagasi. Et me nagu teadvustame endale, et nüüd liigume edasi, oleme teadlikud nendest alateadlikest programmidest ja et me oleme harjumuse orjad nii-öelda, aga tahest tahtmata. Vahet üle selle nagu ebamugavusläve minemine on jumala raske. Ja siis me tihti peale takistamegi ennast. Lähme nagu sinna mugavusse tagasi. Et jumala pärast mitte joosta täna 100 meetrit rohkem vaata, sest see on siuke harjumus. Siis hakkab aju ütlema, et ei, ma ei suuda, ma ei jõua. Ja see on aju, mitte nagu inimene. Ma olen mitu korda seda katsetanud. Mina olen siuke kätekõverduste tegija. Et kunagi alustasid 10-ga, siis 20, siis tegin iga hommikul 30. Nüüd fuck, ma hakkan iga hommik sott tegema. Ei jõua, mis mõttes ei jõua. Nagu sa proovi ja siis proovid, et kurat jõuan. Äkki ma jõuan veel veits. Ja siis, jumal, vahepeal olengi niisama lihtsalt enne, kui ma olen oma päeva nagu teistpidi alustanud, teed mingisugune 500 kätekõverdust. Nagu kust kohast see tuleb? Et nagu uskumatu, aga ma lihtsalt lähen oma ajust läbi, ma ei kuula, mis ta ütleb, vaid lihtsalt lähen ja teen. Lihased hakkavad ka kohe nagu üles ütlema. Kui tuleb mingi number, mida ma ei ole nagu ületanud. Aga siis ei kuula seda ka. Teedki reaalselt, mina olen natukene liiga intensiivne võib-olla selles mõttes. Ma ikka nagu veitse vetsin ennast, aga tänu sellele ma näen ju palju sügavamale ja tulen sealt palju nagu selles mõttes ikkagi võitjana välja. Ma saan kogu aeg iseendast nagu üle, iseendast kogu aeg kaugemale. Liitusin poole pealt, mis raamatust jutt käib. Eve Mihkle. Mis raamat oli? Raamat oli Egoistide piibel ja võin öelda selle autori ka Joseph Krishner, saksa kirjanik. Joseph Krishner ja tegemist on siis pealkirjaga Egoistide piibel. Et seal on hästi palju selliseid mõtisklusi, et ta ei ole nagu juturaamat, et sa loed mingit story't, vaid seal on peatükkide kaupa näiteks näiteks väärtused ja siis on seal selliseid mõtisklusi. See on kokku pandud väga paljude erinevate tarkade inimeste mõtetest, aga ta on päris hea nagu lugeda. Seal on mingeid kordusi, aga need kordused on alati nagu
uue võtme all, nii et kes tahab teada, kas ta on lollide liigist, kavalate liigist või egoistide liigist, et hea lugeda. Need, kes on lollid, võivad saada aru, mida kavalad nendega teevad ja enam ei ole lollid. Ja need, kes on kavalad, võib-olla mõtlevad mingi hetk, et mine sa tead, prooviks ka tark olla. Kui mina ise seda lugesin, siis ma tundsin, et ai, kui palju ma olen olnud seal kavalate liigis. Et oi, kui hästi ma olen osanud igasuguseid trikke teha, siis niinimetatud lollide peal. Ma kasutan ainult raamatusõnu praegu, ma tegelikult ei ole niimoodi teadlikult mõelnud. Aga leidsin ka hästi palju selliseid külgi just viimastel paaril aastal, mis on olnud sellised tarkade klubi mõtted ja tundsin, et peaks ikka teadlikumalt oma mõtteid kuulama ja vaatama ja rohkem sinna tarkade klubi poole minema. Ja vaadates praegu siis meie riigi ühiskonda, siis mul tekkis selline poliitiline paralleel kohe, et suurem osa on need niinimetatud lollid ja siis on seal need kavalad, et leidub ka mõned targad, et sobib igal juhul lugeda, et võib-olla on midagi põnevat endale ka sealt võtta. Sellega tuleb üks postitus meelde. Alar Tamming postitas sellise postituse, et 1% valitseb maailma, ma praegu peast. 5%, 90% magavad, 5% üritavad üles ärata seda 90% ja siis see 1% takistab neid 5%, kes üritavad 90% üles ärada ja nagu jah, tehke silmad lahti, vaadake, mis maailmas ümber ringi toimub. Täpselt see on. Aga et ilmselt on tegelikult see protsentuaalselt natuke suurem, et ei ole 5%, või nii-öelda meid ärkvel inimesi on pigem Alar Tammingu arvates oli 20-30%. Ja mina ise arvan ka, et on palju rohkem. Vähemalt siin Eestis on kõvasti rohkem. Aga siiski on neid magavaid inimesi nii palju. Isegi ei katsetata, ei proovita isegi, ei üritata isegi nagu mõelda väljaspool seda, mis nii-öelda see põhimüra on. Ja seda on valus tihti näha. Siit tuli mingi korralik midagi Roger Bannister, kes murdis müüdi, et tal 4 minuti pole võimalik joosta, tõestas ehedalt meie mõtete jõudu. Peale seda, kui ta jooksis alla 4 minuti, jooksis samal ajal aastal veel mitu inimest alla 4 minuti. Ja usuti, et see pole võimalik. Ja nii palju nägid, et sai jep. See on üks väga hea selline näide, mida kasutatakse päris palju, erinevad sellised eneseabiõpetajad ja mentorid. Aga see Roger Bannister tegi nagu otsa lahti. Aga see mees, David Goggins, see on täielik nagu, et kui inimesed seda loeks või mõtleks, et kui nad loeks, nad mõtlevad, et see inimene on nagu mingi enesesadist. Aga tänu sellele on see mees täielikult number 1% hulgas, mis puutub nagu enese ületamisse. Et mine ja lihtsalt jookse mingi 125 miili. Niimoodi, et sul on villid, tulevad juba jalgadesse. Lihased on kõik surnud, sa kused verd. Aju ütleb ei, aga see vaimu hinge pool on nii tugev, et ma istun korraks, aga ma lähen ikkagi ja panen edasi. Ja ta läks ja pani veel edasi. Ja selles suhtes, et kui inimene midagi sellist teeb, siis on nagu väga mõistlik selliseid raamatuid lugeda, et nagu aru saada, kui vägevad me oleme. See on ikka julm, kui vägevad me oleme. Et mul on endal ka elust päris palju selliseid kogemusi, kus on pidanud nagu kuidagi elu on sundinud ennast ületama hoopis nagu teistsugusel levelil ja tänu sellele tekib täiesti uuele kraadile nii-öelda valgustumine. Mitte et mingi Sadhguru või Krishnamurti astmele valgustumine, aga ikkagi täiesti teistsugune valgustumine.
ja 1 miilist tuli jutt siis ja. Ja see on hull tüüp täpselt. David Goggin, gangster. See tüüp teab. Et no, mina ütleks selle peale, et tegelikult me saame olla kõik, mis me tahame. Ja me saame olla täpselt sellised, nagu me tahame. Küsimus on selles, et kas sa seda päriselt tahad. Võib-olla enne seda veel küsimus, et kas sa tead täpselt, milline sa tahad olla, kelleks sa tahad saada, eks ole, see minu tänane küsimus. Ja me kõik saame olla täna need, kes me tahame. Ükstapuha, kui utoopiline see on, et kui keegi ütleb, et mina ei saa, siis ma küsin, et oled sa kindel? Et kas, ma olen palju proovinud. Kas sa oled kõike proovinud? Et kas sa saad panna käe südamele ja öelda täna, et ma olen kõike proovinud ja tean, et ma seda ei saa. Siis tavaliselt sellele, et ma ei ole kõike proovinud, selle koha pealt rohkem küsimusi ei tule. Aga selle tegemise ja edasi liikumise koha pealt, et eks see mugavustsooni ületamine, et see on kindlasti paljudele keeruline, aga minu jaoks on see olnud palju nagu raskeid selliseid kadalippe. See on täna ka minu jaoks täiega raske. Ma peaks ammu enda selle sõnumeistrile koolitusega juba välja tulema. 4 kuud tagasi juba tegin privaatgrupis laivi, et ma nüüd kohe teen webinari ja näed, siiamaani teen. No mina olen vähemalt pool aastat mõelnud, et hakkan tegema igasuguseid toredaid videosid, eks ole, et üksi ei saanud hakkama, tänu Maikole olen ma nüüd laivis. No, koos on lihtsam üle astuda nendest lävedest. Aga mis ma siin tahaksin nagu veel öelda on see, et minu jaoks on olnud kaks asja või 2 sellist mõtet väga suureks abiks enese ületamise ja oma eesmärkide saavutamisega on see, et ma olen pannud esiteks endale ka hästi palju pisikesi eesmärke, mitte ainult seda suurt eesmärki, kuhu ma siis jõuda tahan, sest siis see tee on nii lõpmatu ja see on nii pikk, et mingi aeg kaob nagu jaks ära või selline motivatsioon ära. Et igasugused väikesed etapid, et kas või seesama live video siin sinuga, eks ole, et ma olen jälle sammukene lähemal sellele oma videode ja podcastide suunale, et need väiksed etapid on hästi olulised, et tekiks selline, kuidas öelda, hirmu ületamise tunne, edutunne. Ja teine asi on see, et just nimelt ühest raamatust lugesin ka mõni aeg tagasi, et sellist asja nagu motivatsiooni ei ole, on ainult distsipliin. Just do it, et hakka kuskilt midagi tegema, siis kui sa saad need väiksed edud kätte, siis tekib see motivatsioon, et ennem motivatsiooni ei tule, et kui keegi istub kodus ja mõtleb, et ma hakkan siis tegema, kui mul tuleb see, muusa tuleb peale, siis see muusa ei tule kunagi istudes peale, et see peab kuskilt hakkama nagu liikuma, et lihtsalt tee midagi, lihtsalt muuda midagi, kas või see sinu näide, et ärka hommikul teise jalaga voodist välja, et midagi muuta. See võib olla pisike asi, lihtsalt alusta kuskilt. Ja kui sa stabiilselt jätkad oma distsipliini harjutamisega, siis ühel hetkel sa tunned ka seda motivatsiooni, sest sa hakkad nägema enda jaoks mingeid väärtusi. Võib-olla väiksed asjad ei ole nii väärtuslikud, aga kui see kartulikorv saab neid väärtuslikke kartuleid täis, siis ühel hetkel vaatad, et et mul on terve salv on kartuleid täis. Et ma olen nii motiveeritud. Et see number 1 asi on distsipliin, et väikesed sammud ja lihtsalt alusta mingite asjade tegemist. Et ma ei tea, tervisliku eluviisi puhul loobun suhkrust. No ära mõtle, et sa terve toidulava endal tagurpidi keerad. et kõik lõpetan need ära ja hakkan niimoodi sööma. Ei võta kas või 1 asi, kui sa tunned, et sa ei jaksa. Mingi hetk, kui tunned, et suhkrust loobumine on täiesti normaalne. Võta järgmine samm, et distsipliin, mingi harjumus, muutusi teha või mingeid asju teha, mille poole sa tahad pürgida. Et eneseareng on niikuinii väga... See on jätkuv protsess,
see toimib et see toimub kuni elu lõpuni, eneseareng. Nii et vahet ei ole, kas sa 5 aasta pärast oled maailma suur muutja või mitte. Võib-olla oled 30 aasta pärast, et lihtsalt alusta kõndimist, pane see jalg jala ette, lihtsalt mine. Ka see jooksmisega, ka selle kätakõverdusega, lihtsalt teen. Ei olegi midagi, lihtsalt teen. Bob Proctor on hästi ütlenud päris mitu korda. Mul on temalt nagu kõrvanud see, et päris paljud räägivad, et mul ei ole energiat, vaata. Ja aga sa ju ise teed endale selle tunde. Aga et kui sa hakkad tegema seda asja, mille kohta sa ütled, et sul on energiat, siis seda asja tehes sul tuleb energia. Täpselt distsipliin, lihtsalt hakka pihta. Tõused üles hommikul, viskad kõhuli maha ja lihtsalt hakkad pumpama. No, see on jälle minu tagasihoidlik näide. Jah. Sama hästi võib pumbata oma ajulihaseid. Ärkan hommikul üles ja ennem edasi ei liigu, kui olen 5 küsimust ära küsinud ja enda jaoks väärtuslikud vastused saanud. Et üks on nagu füüsiline pumpamine, teine võib olla ka vaimne pumpamine. Pumpama aju, pumpama teadlikkust. Pumpa küsimusi. Et edasi areneda, selle jaoks ongi vaja ju musklid, et nad kasvaks, neid on vaja treenida. Aju, et areneda, seda on vaja treenida. Aju on ka tegelikult nagu lihas, on vaja lugeda. Samamoodi süda. Vahepeal on vaja teha kiireid liigutusi, et süda puperdaks, sest ta ju tegelikult pumpab meie elu nagu ringi. Süda ongi see kõige suurem tegelane ja kui me teda ka nagu üldse veits ei kurna, siis ta ju ka väsib palju rutem. Me saime siin mingit, kui vaadata ettevõtteid, kuidas nemad oma eesmärke saavutavad, siis kõige paremaks perioodiks on kvartal. Piisavalt pikk, et midagi suurt teha, kuid samas piisavalt lühike, et tore tagumikus oleks. Väga ilus. Ma tahaks seda kommenteerida, et kvartal tihtipeale on ettevõtluses selline vaheetappide tegemine, et igal ettevõttel on siiski pikad plaanid, nii et oma arengus võib samamoodi teha, et kõigepealt sa küsid enda käest, et kelleks sa saada tahad, kelleks sa päriselt saada tahad ja siis hakkad tegema kvartali mõõdupuid, et kasvatada distsipliini ja saada väikest motivatsiooni, et sa lõpuks oled ka midagi saavutanud. Nii et jah, kvartal on hea mõte, et see mõõdupuu on jällegi selline, et egoistide raamatus oleks selle peale öelnud, et igaüks teeb oma mõõdiku ise ja mõõdab oma mõõdupuu järgi, et kas sa oled hea või mitte. Nii et kellel kvartal, kellel aasta, kellel 2 päeva, kellel 1 päev, 1 päeva kaupa. Mina kui suures üldse ei pane endale mingeid selliseid eesmärke. Või nagu eesmärk mul on, siht mul on, ma tean, kuhu ma lähen, ma tean, kuhu ma minna või nagu, kuhu ma jõudma pean, aga et mingi 5 aasta plaan või aasta plaan, minu enda nagu sellises psüühikas see paneb nagu mingisuguse stressi, et ma nüüd pean jõudma selle ajaga. Ja kui sa paned juba teadlikult mingi stressi, siis nagu sa harjutadki stressis edasi liikuma. Et lihtsalt ma tean, kuhu ma lähen ja ma nüüd lähen ja ma lihtsalt lähengi. Ja tihti inimesed jõuavad 1 aastaga teha palju rohkem ära kui selle 5-aastase plaaniga, mis nad panevad paika, et ma nüüd teen 5 aastaga. Ta jõuaks aastaga selle kõik ära teha. Et see on siuke täitsa kahe otsaga asi. Et saime siin veel. Hea raamat on Compound Effect, Darren Hardy. Igapäevane pisike tegevust, et lõpuks väga suure muutuse, jah. Et ma tahtsin, Maiko, sinu mõtte peale öelda seda, et ma rääkisin korra nendest 4 inimtüübist, eks ole. Et siin ma tahaks korraks põigata veel inimtüüpide poole peale, et 2 nendest inimtüüpidest teevad oma otsuseid hästi palju emotsioonide põhjal ja raame üldse ei armasta. Ja sina oled üks nendest 2. Ja teised 2, kes armastavad süsteemi, üks juurutab, teine järgib, et nendel tekib kaos, kui neil ei ole seda süsteemi. Ja sinul võib tekkida nagu ahistamistunne, kui sul on hästi tugev süsteem ümber. Nii et see on jälle see koht, kuidas kellelegi mida.
et osad inimesed vajavad seda, et oleks ikkagi viis plaan ja kvartal oleks ees ja teised tunnevad, et kui tal oleks nüüd kvartal ees, siis kuhu ta siis kõik peaks ära jooksma ja ta ei jaksa ja ei jõua ja pigem on demotivatsioon. Nii et siin on jälle sihuke inimtüüpide teema natukene sees, et siis ma lähen jälle selle egoistide piibli juurde, et igalühel oma mõõdik, et kes vajab kvartalit, kes vajab 5 aastat, kes tahab olla raamide vaba, aga pange oma mingi mõõdik, et mõõdik aitab selles mõttes nagu ära tunnetada, et sa hakkad kuhugi jõudma ja tekitab nagu seda motivatsioonitunnet, et ma saan magusad maitset, kui on olnud piisavalt valus. Muutused ei ole alati valusad, aga nad ei ole ka mugavad, eks ole. Et see mõõdik aitab nagu ennast kuidagi premeerida või ennast tunnustada, et ma liigun kuhugi. Aga milline see mõõdik on? Egoistid räägivad, et igalühel oma mõõdik, nii et Maiko, sinu mõõdik on väga hea. Tunnetus. Mina tunnetan elu. Kunagi ma seda ei teinud, aga siis, kui ma nagu lubasin endal olla päris see, kes ma olen, siis hinge tasandil rohkem, siis ma hakkasin lihtsalt tunnetama ja hoopis teistsugune on elu. Asjad kulgevad, voolavad. Siit hakkasin muidugi stressi ka, sest ma olen siuke intensiivne kohati. Aga teisipidi on ikkagi, ja inimesed on erinevad. Aga siit tagasi tulles korraks, need väikesed sammud, sa ka mainisid, et need pisikesed, et teeme need pisikesed sammud ja pisikesed edud viivad nagu suurem edus, et see on see minapildi psühholoogias ka hästi nagu välja toodud. See Maxwell Maltz psühhokiberneetikas mainib seda hästi. Ma olen seda raamatut mingi 4 korda lugenud ja see nagu aitas mind niukese hüppe edasi reaalselt. Ma pole kunagi nagu ei vaatanud seda, kes see nagu mina olen. Ma nägin ennast kui, et Maiko, kes sa oled? Puussepp. Mingid õpitud ametid. Lihtsalt midagi, mida ma tegin, see oli töö, mida ma tegin, aga ma ei ole nagu Puussepp. Nagu kogu see mõistmine, arusaamine iseendast oli täiesti katki. Täna ma olen supermees. Tegelikult siit läks palju asjadega. No see ongi see, et see lapsepõlves me õpime ja võtame seda informatsiooni väljast ja meil tekib mingisugune pilt, kes me tahame olla. Kui me vaatame multikaid või mingeid saateid, siis meil tekib pilt, et oi, kui äge me tahaksime olla, ma ei tea, tuletõrjujad, eks ole. Siis tekivad mingid lastevanemate ootused. Mina tahan, et minu pojast saaks advokaat. Ja lõpuks on... Vanemad keeravadki oma lapsed hukka. Nad ise ei tea seda. Jah. Ja siis tuleb veel kool. Kool õpetab, et nii on viisakas, nii ei ole viisakas. Sellega sa teenid hästi, sellega sa ei teeni hästi. Et sealt tulevad veel omakorda sellised pildid. Kui sa lähed tööle, siis sa töötadki kuskil nii heas ametikohas, kui sa vähegi oskad, eks ole, aga sa ei ole kunagi õnnelik. Ja tegelikult väga vähesed inimesed jõuavad sinnamaani, et nad küsiksid endalt, aga sina, Marita, kes sa oled? Igas mõttes, sisemiselt, emotsionaalselt, kelleks sa saada tahad. Et kui sa saaksid täna olla ükstapuha kes sa oleksid? Ja kui sa ei tea sellele vastust, siis see on suurepärane. Ma arvan, et 99% inimesed ei oskagi sellele vastata ja need teised 1% on seda küsimust küsinud enda käest mitu korda. Kelleks sa saada tahad? Et isegi kui sa oleksid Puussepp, kelleks sa saada tahad? Milline Puussepp? Valikuid on miljoneid. Meister ikka. Milliseks meistriks? Meister on, sõnad on sellised naljakad asjad, et nad nagu püüavad määrata mingisugust tähendust, aga tegelikult on nad täiesti tähendusetud. Et sõna meister siis tähendab mida? Et kui me võtame 100 inimest ja laseme igalühel kirjutada paberi peale, mis see sõna meister tema jaoks tähendab, siis me võime avastada, et see sõna meister tähendab nii palju erinevaid asju. Mis te sinu jaoks tähendab? Kõige sügavam selline, mida tähendab sinu jaoks meister?
see on nüüd väga huvitav. On jah, väga huvitav. Ma olen ühe korra õppides coach'iks seda ka kogenud, sellepärast, et on täitsa selline coach'i tehnika olemas nagu meistrite rada, kuhu siis lõpuks jõuad selle visuaalse meistrini välja ja vaatad tagasi tuldud teed ja pärast lähed tagasi sinna, kus sa täna nagu oled, aga see on nagu sihuke psühholoogiline mäng ikkagi. Ja ma olen korra olnud meistri kuup seljas. Väga äge tunne. See ei olnud nüüd selline tunne, et ma ei teadnud täpselt, mida kõike ma olin teinud. Ma teadsin, kuhu ma olin kasvanud. Ma teadsin seda oma sisemist tunnet. Et nüüd olen ma nagu, nüüd on nagu kõik õige. Ma ei tea, kui loogiline see kõlab, aga seal niinimetatud meistri staadiumis olles oma valitud rajal loomulikult ikkagi koolitamine ja coach imine, aga selles mõttes rada on mul kogu aeg nagu õige, et see tunne oli nagu nii fantastiline. See ei olnud, et ma olen kuskil pedestaalil ja keegi aplodeerib mulle, vaid see tunne, et ma olen tervik. Ma olen universumiga üks. Selline terviktunne. Tseeni tegema, siis saad teada. Mul on üks sõber teinud seeni, ma peale seda julge. Meister on inimene, kes tunnebki ennast ja oma keha ja neid eneseületusi nagu sellisel hoopis teistsugusel tasemel. On võimeline reaalselt. Meister on alkeemik. Mõtete jõul kontrollib, suunab, muundab. Reaalselt kuni geenideni ja DNA-ni ennast välja. Aga siin me räägime juba müstilistest, iidsetest salatarkustest. Või siis teelikudest. Tehke seeni, LSD-d ja mingid käige ayahuasca ja saategi selle universumiga. Kuule, see sinu lai pannakse varsti kinni, soovitad igasuguseid toredaid asju. Et tegelikult igasugused... Suht avalikult, kelle asi. Selles mõttes, et igasugused sellised toredad ained tegelikult, see on minu arvamus puhtalt, võimendavad või tähendab, annavad nagu energiat või kütust minna sinna erinevatele vaimsetele tasanditele kiiremini ja mugavamalt. Aga ma olen täiesti veendunud, et sinna on võimalik ka ilma nendeta minna. Jah, ta võtab 10 aastat aega. Distsiplineeritud iseendaga tegelemist. Aga tänapäeval nagu kõik on ju nii kiire, tahame hästi ruttu, hästi palju. Siis miks mitte teha see üks õhtu midagi ja peale seda lähed see käsipidur maas ja kui need asjad nagu juhtuvad sinu ellu, siis ta ju nii peabki olema. Et kõik, mis on sinu jaoks mõeldud, ei lähe sinust kunagi mööda ja on sulle mõeldud. Et näiteks mina käisin seal Peruus sellel ayahuasca retriidil 7-päevasel. Tegin 4 päeva järjest, 4 ööd järjest ayahuascat. See pidigi juhtuma minuga nii. See tuli mulle kõik tasuta. Ma olin peale selja appi, mul ei olnud raha, mul ei olnud tööd. Sõber maksis mulle reisi kinni. Läksime sinna, ma pidingi seal ära käima. Ja see nagu andis minu elule hoopis nagu teistsuguse vungi. Ja tänu sellele ma näen palju kaugemale, kui tihtipeale, et ma ei saa isegi nagu ennast väljendada tihtipeale nagu inimestega isegi koos olles. Et kui palju ma näen näiteks selle inimese potentsiaali või midagi. Või ka valu ja tunnen lausa neid asju. Et kogu see maailma tajumine on nagu mingi 100 korda võimsam ja vägevam. Ja sügavam. Et mina soovitan, aga muidugi need asjad peavad tulema, mitte et ma nüüd lähen täiega otsin ja kuradi, andke mulle narksi. Või tegelikult see ei olegi nagu otsin, see on psühhedeelikum. Et väga huvitavalt on, et tegelikult oli hästi tähtis täna veel need küsimused kui saada. Et see koolitus, mis meil teisipäev välja loosisime nagu kingitusena,
mis sa pakud, et sa ütlesid siis, et see võtab 20, et see on 23-päevane koolitus, on ju? Jah. Nagu... Ma räägin selle koolituse veel lahti. Eelmine kord sai lihtsalt niimoodi lühidalt välja hõisatud, et kõik kasvame koos lehe sõbrad ja tegelikult ka kõik teised, kes seda videot kuskil kanalis näevad läbi jagamiste ja muud vahvad asjad. Et kõikide suurte huviliste vahel, kes saadavad meile 1. märtsiks motivatsioonikirja või motivatsioonivideo, kes kuidas tahab, kes mugavamalt tunneb. Teemal mina kui tulevikukoolitaja, oli vist see pealkiri, eks ole? Jah. Me korrigeerisime natukene seda pealkirja, et ma sellepärast kontrollin. Saavad osaleda siis koolitusel, mis on siis koolitaja koolitus, kuna mina teen koolitajate koolitusi organisatsioonist Koolitaja koolituskeskus, siis 4 inimesele me sellist võimalust pakume. Koolitus, kui tahetakse oma raha eest osta, siis selle väärtus on 1860 €. Mina siis lubasin 4 inimesele selle kinkida, kes tahab olla tulevikukoolitaja. Ja tegemist on ikkagi selles mõttes täiesti klassikalise koolitusega. Et see ei ole... Tema maht on 23 päeva. Ainukesed erinevused on see, et on 2 versiooni, on laivi koolitus, mis on siis netipõhine ja on olemas auditoorne koolitus, siis kuna me ei tea, kust keegi osaleda tahab, siis see jääb veebipõhiseks lahenduseks. Seal on mingisuguseid erisusi, teatud asju me ei saa päris teha veebis, aga me teeme kõike, mida me saame veebis teha. Ja maht on kokku 23 päeva. Iga päev mitte tundi? Tegelikult ta on 6 akadeemilist tundi ehk siis 4,5 tundi on nagu tavakella järgi. Kellaaja me võime täpsustada, see võib ka olla mingi nädalavahetuse päev, see võib olla mingi õhtupoolik. Me võime natukene seda aega kärpida, oleneb osalejatest, aga alla 3 tunni me ühte kohtumist niikuinii ei tee. Et me lihtsalt ei jõua teatud teemasid arutada ja mingid asjad võivad jääda nagu hästi pinnapealseks. Ja 3 päeva järjest ja siis iga päev siis 3-4 tundi? Mitte järjest. Hakkame niimoodi pihta, et teeme nädalas 1 päeva. See tähendab muidu seda, et 4 inimest peaksid võtma endale puhkuse 23 päeva. Mina kaasa arvatud. Et teeme nädalas korra. Umbes 4 tunni kaupa ma tahaksin seda teha. Muidu võib meil lihtsalt jääda mingid teemad poolikuks. Valmis peab kindlasti olema selleks, et kuna koolitaja koolituskeskus pakub täna ikkagi sellist koolitaja koolitust, mis on hästi praktiline. See tähendab seda, et seal tuleb päris palju kodus asju teha ja läbi katsetada. Et see ei ole nagu teooriatund, et me saame nagu päriselt oskuse olla nagu koolitaja. Teemad valite teie, mis teemal te koolitada tahate. Sellepärast, et mina koolitan ainult koolitajaid, kellel on elukogemus, mingisugused teadmised, mingid oskused ja ma õpetan neist siis vormima koolitust ja seda siis andma nagu edasi õppijatele. Ja koolitus vastab täiesti Eesti riigi poolt kehtestatud nõuetele, nii et tegemist on ikkagi sellise, kvaliteetse koolitaja koolitusega. Ainukene üks erinevus on see, et kui on tegemist niinimetatud makstud koolitusega, siis koolitus sisaldab ka niinimetatud praktilist tööd, mis tähendab reaalselt koolitust reaalsete õppijatega. See on ainukene vahe, mida see koolitus ei sisalda. Et seda reaalset kliendi koolitust siin ei saa. Aga kõike muud saab ja tuleb ka teha eksam ehk koolituse läbiviimine ja seda ka veebis. Koolitus on üsna lühikene, nii et ei pea muretsema.
nii et te saate siit koolituselt teada, kes teie koolitajana oleksite, milline on teie tehnika. Me võime täiesti vabalt rääkida, et kui hakatagi koolitusi müüma ja pakkuma, kuidas seda nii ettevõtluse ja mõistes teha, kliente leida, turundus, müük, plussid, miinused. Et siin on rääkida nagu palju lisaks sellele, et kuidas reaalselt seda koolitust üles ehitada ja kuidas reaalselt seda koolitust läbi viia. Et ikkagi täis mäng, ega siin ikka poolikuid asju ei pakuta. Siis saad ikka over deliverida, nii nagu õige on. Always over deliver. Üks konks on ka siin minul, aga sellest ma räägin siis nende 4-ga, kes siis juba koolitusele tulevad. Et üks väike boonus tuleb ka vastu teha, aga see käib sinna õppeprotsessi sisse, et muud midagi. Vägev. Nüüd me saimegi need vastused kätte kõik. Et kaua ta kestab, milline ta maht on ja vastasid ära kõik. Ülituus. Just, nii ongi. Et mis arvad, lõpetaks tänaseks või? Kui kellelgi küsimusi ei ole, siis võime otsad kinni tõmmata küll, jah? Ja, on veel kellelgi küsimusi midagi? Et loomulikult visake neid südamekesi ja siis pöidlakesi. Kommenteerige, kus te vaatate. Kes te olete? Kes oled? Kes vaatad? Ma näen, inimesed vaatavad. Kes oled? Koolitaja koolituskeskus otsib ka sõpru endale, nii et kes julgevad, tulge piiluge. Jagage julgelt seda enda Facebooki seinal või kuskil mujal mingisuguses salagrupis või kus iganes teil privaatgrupis. Ma tahaksin kommenteerisid ja siin vestlesid meiega, et suur aitäh teile kõik. Armin, suur aitäh sulle. Kertu, suur aitäh sulle. Eve Mihki, suur aitäh sulle. Liisa, Ann, suur aitäh. Rainer, Merili, Hele. Suur aitäh teile. Ma tahtsin ka tänada, et võrreldes eelmise teisipäevaga on meie armsad kuulajad ja vaatajad olnud hästi mõnusalt aktiivsed, nii et ma olen väga-väga tänulik selle üle, et te olete tulnud, suhelnud, küsinud, arutlenud, kaasa mõelnud, et ma väga loodan, et meie aruteludes siin midagi kasulikku ka südamele jäi, et oli mõistlik ja hästi investeeritud aeg, et mina ka väga-väga tänan kõiki ja võib-olla siis minu poolt, et küsige enda käest, et kelleks te siis saada tahate ja küsige nii kaua, kui saate vastused. Aitäh! Et eelmist seda laivi, eelmise teisipäeva laivi on vaadatud 922 korda. Vau! Päris tuus on, jah? Väga äge. Jah. Et jah, ma arvan ka, et tänaseks piisab. Sai kõik asjad ilusti ära räägitud, vastatud küsimustele. Küsige küsimusi nädala. Ükstapuha, kes sa oled ja kes sa vaatad, küsimusi, kirjuta siia kommentaarimisse. Siis me saame järgmine teisipäev vastata tuusalt. Ja ootame motivatsioonikirju ja videosid. Teis kõigis on peidus üks väike koolitaja. Absoluutselt kõigis. Igal inimesel on elu õppetunde, mida teistega jagada ja vaatamata sellele, et see meie enda jaoks on see nagu haigutamine, on see kellegi teise jaoks täiesti elu muutva tähtsusega. See on ka üks minu enda nagu selline sõnum tegelikult alati olnud inimestele. Kõikide sees on sõnum kõikidele teistele. Me sündisime siia ikkagi mingisuguse põhjusega reaalselt tegelikult teisi inimesi aitama, mitte lihtsalt, ma ei tea, mida iganes täna mul tehakse sotsiaalmeedias, nagu me siin ise. Kõigil on sõnum ja kõigil on midagi õpetada. Lihtsalt tuleb teha. Näe, Liis Vaikre, palju õppetundi, mida jagada. Muidugi hakka jagama.
olgu, tšau. Tšau. Suur aitäh teile. Ja järgmise teisipäevani siis jälle õhtul kell 7 ja Maritaga. Nii et hoidke rõngas ja olge armsad edasi. Aitäh teile. Karl Õlluk ka. Tuus. Näe, nüüd tuleb igasuguseid vaatajaid järsku. Suur koolitaja, kes välja pressib. Lahe. Vaata, te vist ei tahagi, et ma ära läheks või? No räägin veel midagi. No siis on vaja teemat. Keegi peab küsima midagi. Andke konti, mida närida. Ei, ma arvan, et piisab. Mul on vaja vetsu minna. Ongi hästi. Olgu. Vajadused. Me peame ikkagi minema. Tšau. Tšau, oli väga äge. Järgmise korrani.